tere! Tegemist on 2010. aasta 5. seeria BMW-ga. Autol on 180 kilovatti võimas mootor ning see on manuaalkastiga. Me näitame selles tulevases videos veel selle auto lisavarustust ning muid seadmeid, mis sellel sees on. Me alustame videot kõige põhilisemast asjast, ehk siis auto uste avamisest. Nimelt see käib selle nupu järgi. Aga me asume siis video põhiteema juurde, ehk siis lisavarustuse. Alustame siis pagasnikust. Nimelt see käib niimoodi lahti. See ei ole midagi suurt, aga lihtsalt see käib nupuga kinni. Asume sisustuse juurde. Siin on mustad nahkistmed, must lagi. Alustaks siis käsipidurist. Käsipidur on siin nupp, ei ole kangi. Kui sa tahad käsipidurit peale panna, siis sa vajutad selle nupu alla. Niimoodi. Kui sa tahad maha võtta, siis sa pead nuppu üles tõmbama. Siis mu lemmikasi, millega ma olen väga ära harjunud, ilma milleta ma ei kujutaks enam ettegi sõita, on head-up. Ehk siis nimelt siin on üks klaas, mis peegeldab minu tuuleklaasile ja juhile ette navi-informatsiooni, kus peab ära keerama näiteks, kui sul on mingi destination koht pandud sisse. Näitab mitme kilomeetri pärast, mitme meetri pärast. See näitab kiiruspiiranguid selles alas, kus sa oled praegu ja su praegust kiirust. Nii et selle järgi on väga hea opereerida ja orienteeruda. Lisaks head-upile on kindlasti üks mu lemmikutest parkimiskaamera ja andurid, mis teevad parkimise tunduvalt lihtsamaks. Nimelt, ma võin demonstreerida seda. Võtame siis käsipiduri maha, võtame nupu alla. Tagurpidi käib muidu niimoodi, et lükkad seda niimoodi sinna ja siis seda taha. Need rohelised jooned käivad rooliga koos. Näiteks, kui sa keerad rooli vasakule, siis need lähevad läbi, see nagu näitab, kuhu sa tagurdad, kuhu sa sõidad. Ja see punane näitab nagu maksimaalselt, kuhu sa saad nagu keerata. Või siis teisele poole, kus hakkad niimoodi keerama. Ja siis need andurid vilguvad siin. Näiteks, kui keegi tuleb taha sinna, siis nad hakkavad nagu undama. See näitab, kuidas. Autotuled käivad siit. Näiteks praegu on lihtsalt kõige tavalisemalt päevatuled peal, ehk siis nii-öelda angel light. See paneb õhtutuled peale, nagu xenonid, mida on vaja õhtul kasutada. Siin on esimesed udutuled, siin on tagumised udutuled. Siis kaugtuled saab panna niimoodi peale, et sa paned selle sinna ja lükkad selle niimoodi taha. Ehk see sinine seal näitab, et kaugtuled on peal. Sa saad muidugi neid niisama kasutada, kus on näiteks tavaliselt xenonid peal ja siis tõmbad seda niimoodi, et vilgutada. Samuti siin saab rooli liigutada elektriliselt niimoodi üles alla. Sõitmisel teeb kindlasti mugavaks ka automaatsed kojamehed. Nimelt, kui sa vajutad seda nuppu siin, siis see teeb nii, et kojamehed lähevad nagu ise tööle, siis kui tuleb intensiivselt vihma või lund. Nagu ka enne mainisin, siis ma räägin natukene auto turva- ja ohutusvarustusest. Ehk siis turvapadjad külgedel ees. Siis siin on selline SOS-nupp, kus sa vajutad selle näiteks alla avarii korral ja vajutad seda punast nuppu siin, siis see nagu kutsub kiirabi. See on meie tänase õpetliku filmi lõpp. Ma tänan teid vaatamast ja ma loodan, et te saite midagi uut teada.